No tšau kõigile YouTube'i sõpradele. Täna oleme siis võtnud sellise võimaluse, opportunity, et istuda siia emakesse loodusesse maha ja vähe lahti seletada teile, mis asi on intermittent fasting. Kust alustada? Intermittent fasting on siis ingliskeelne sõna. Eesti keele siis kõige lihtsamini teile lahti selgitada, mis see siis oleks, et see on hommikusöögi edasi lükkamine. Nagu ka te teate, siis inglise keeles hommikusöök on breakfast, ehk siis see ongi break fast, et sa nagu lõud oma selle fasti. Fastimine on see aeg, mis aja sees sa ei söö siis ühesõnaga. Et jah, see müüt, et hommikusöök on kõige tähtsam toidukord päevas, et tegelikult ongi, aga selles lihtsalt lükkad edasi, vaata, et see müüt on ammu edasi ümber lükatud, et see on nii tähtis, et sa pead hommiku kohe sööma esimese asjana, kui sa üles tõused. Ma ütlen siis ka kohe ära, et intermittent fasting ei ole mingisugune dieet, et see on põhimõtteliselt ajaaken, mille sees sa sööd oma kalorasi täis, ehk siis kõige lühem versioon sellest on 8 tunni see akna sees, sa sööd oma kalorasi täis ja 16 tunni sa fastid, ehk siis 16 tunni sa ei söö mitte midagi. Ja vett võid juua. Tegelikult sa võid juua kõiki kalori vabasi asju, ehk siis kohvi ja sellist muudki, aga ma iseenesest ei soovita, sest kui ma olen joonud näiteks teed või mida iganes, see kuidagi ikkagist ma nagu tunnen, et see ei toimi, see intermittent fasting nii tõhusalt, kui ta toimib ilma selleta. Vee joomine on okei. Ma toon kerge näitega, siis te saate lihtsamini äkki aru, et ütleme, et sa kella 12. päeval hakkad sööma ja sa saad kella 8 õhtuni süüa. Ehk siis 12.8 sa saad selle akna sees oma kalorasi täis ja 8 õhtul kuni järgmise päeva kella 12 päeval sa ei söö ühtegi kalorit. Vett võid juua. Et see ongi kõige väiksem versioon sellest fastimisest siis, intermittent fastimisest. Ühesõnaga selle et selle fastimisega sa annadki kehal kauem aega rasvu põletada. Ma olen ise selle intermittent fastinguga nii mitmeid suvesid kuivaks saanud ja see on olnud siiamaani kõige tõhusam viis, kuidas mina põletan rasva. Et see 6 toidukorda päevas, see on minu jaoks ikka täielik bullshit. Ma nüüd ise ka lõpetasin jälle selle ära. See nii 6 väikest toidukorda päevas söömise nädal aega tagasi just alustasin intermittent fastinguga ja mul on olnud haiged tulemused juba selle 1 nädalaga. Ma isiklikult fastin hetkel 20–22 tundi päevas ja siis tegelikult vähem isegi, kui ma trenni päeval, siis ma 19–20 tundi ja 2 toidukorda on praeguse hetkega. 1 enne trenni ja 1 pärast trenni. Tegelikult varasemalt ma olen kogu aeg treeninud niimoodi, et ma lähengi täiesti tühja kõhuga trenni fastimise lõpus ja siis peale fastimist hakkan alles sööma. Et praegu ma võtsin niimoodi, et ma söön korra enne trenni ja siis peale trenni. Et mingi aeg ma kindlasti muudan ka selle ümber samamoodi, et ma hakkan jällegist fastimiselt trenni minema. Reaalselt ma sain sellest trennist palju rohkem välja, nagu so much more out, et sellest treeningust. Mina isiklikult pigem nälgin päev otsa ja siis 1 korra ma saan vähem kõhu täis, mitte see, et mul on päev otsa, mul on nälg, ma saan 6 toidu päevas, mul tuleb palju suurem kaloras täis ja ikkagist ma olen päevad läbi on näljane. Te kõik kindlasti mõtlete, et kuidas ma lähen hommikusöögita või nagu kuidas ma olen pool päeva ilma söögita, et see nagu paistab nii võimatu. Aga see on kõik mindseti game, et alguses on võib-olla raske tõesti, võib-olla esimene nädal, mida iganes. Mul oli seekord esimene päev ainult, et oli imelik, et see ei söönud hommikusööki, et see on kõik mindsetis kinni ja tegelikult see ei ole üldse nii raske. Miks mulle veel meeldib see väga, sellepärast, et reaalselt kui ma fastingi, siis ma tunnen, kuidas keha võtab kudelist, võtab energiat ja põletab seda, et nagu see tühja kui tunne mingi määral nagu on nii nauditav ja naudingi seda rasva põletamisprotsessi. Ja siis, et kui sa lõpuks süüa saad, see on veel topelt nauditav. Käid ringi fastis, sa lihtsalt tunned, meeled on nii lihtsalt erksad, tunned lõhnu nii hästi, söögilõhnu ja see kuidagi, see on minu teema. See ei ole ainuke asi, et ta aitab sul tõhusamalt rasva põletada, tal on hästi palju veel häid omadusi. Kasvuhormooni taset aitab kehas tõsta sel ajal, kui sa fastid, siis vananemis vastu aitab, magusab puhkust,
benefits on väga palju, et lööge lihtsalt sinna Google'isse sisse, et intermittent fasting benefits ja hakkab kõik ketrama, kui palju häid omadusi tal on. Tehakse, on ka veel siuksed ekstreemsed fastimised olemas, tehakse 24 tundi fasti ja isegi 36 tundi. Et isiklikult ma olen läinud nii ekstreemi, ma olen teinud 45,5 tunnise fastimises, oli siis peale ulmelist cheat day'd ja lihtsalt ma tundsin ennast nii süüdi ja ma fastisin kõik selle maha ja ma sain oma kõige haigema vormi, mis ma elus kätte saanud olen. Ning see ei ole soovitatav, see 24 ja 36 tundi, see on kõik, ma ütlen no go, ma ei soovita teile seda. Ja sellega peaksite minema arsti juurde, et rääkida sellest, kui teil mõtlete siuksed plaani teha. Aga millest alustada? Ma siis soovitangi alustada 8-tunnisest söögiaknast, 16 tunni fastimist ja kaloras peab ikkagist jääma madalam kui su päevasest, kui palju sa päevas kulutad, kus sa soovid kaalu langetada. Mis ma soovitan veel, et jooge hästi palju vett, et see aitab teil kõhul täis püsida ja see aitab üldse ka sellele protsessile kaasa, selle rasvapõletusprotsessile kõvasti. Ma ütlen teile, et ma ise isiklikult joon 5 liitrit vett päevas hetkel. Et mis veel, kui te fastimise lõpetate, et alustada nagu nice and steady, et mitte üle väga süüa ennast kohe, vaata või pisud on liiga suureks läinud, et üritage kuidagi ennast vaas hoida ja siis nagu järk-järjelt hakata sööma uuesti. Et mitte nii, et te sööte ühe korraga hästi suure toidu sisse, et siis on ka kehal natuke raske. Räägime siis veel sellest, kes on, ütleme, fitnessis või on lihaskasvatajad, et kõik kardavad, et hakkavad lihast kaotama. Mina ütlen, et mina isiklikult seda ei karda, või mina ei tea, kui mu keha on ka teistsugune, et keha hakkab tegelikult alles siis hakkab lihast sööma, kui sa ei saa 48 tunni saa valku piisavalt peale või üldse toitained, et see umbes nüüd kohe kataboolikus seisundis, et see on täielik bullshit jälle. Et ma ei teagi, see oli vist nagu kõige lihtsamalt viisi siis lahti seletatud, mis asi on intermittent fasting, et kui teil on küsimusi, te võite kindlasti minu poole pöörduda, ma olen selle kohta hästi palju researchi teinud, et ma kindlasti oskan aidata nii palju kui oskan. Et kui midagi on, siis kindlasti küsige ja te võite veel soovitada, mille kohta ma võiksin veel videosi teha või siis samamoodi intermittent fasting kohta, aga mingi küsimus selle kohta, millest ma võiksin laiemalt rääkida. Ongi, et kui küsimusi tekib, siis saatke direct message Instagrami või kirjutage mulle Facebooki või siis kommenteerige YouTube'is video alla, kui teil on küsimusi ning kui teil see video meeldis, pange like, subscribe ja näeme järgmises videos. Kurat, täna pidi päike paistma.